Mulle väga meeldib reisida, aga mis mulle reisimise juures ei meeldi, on see närvikõdi, kui ma jõuan sihtkohta ja ma enda kohvrit ootan. See küsimus, et kas kohver ikka jõuab kohale, kas ta on terve või on ta katki. Ja sellepärast tulingi mina täna Tallinna lennujaama, et vaadata, kes peitub selle taga, et minu kohver ikkagi õigesti ja tervelt minu juurde ka reisile kaasa jõuaks. Nii, paneme siis kohvrile selle sildi külge, et ta õigesti kohale jõuaks. Tallinna lennujaamas töötab üle 600 inimese erinevates valdkondades. Kohvritega tegeleb õhusõidukite teenindamisosakond. Ma vaatan, et minu kohver on juba siia alla lindile jõudnud. Nüüd tuleb ainult üles leida inimene, kellega mina täna võin siin koos tööd teha ja oma kohvri nii-öelda lennukile ka transportida. Aga ma juba leidsin vist ka kellegi. Tervist! Tere! Aitäh, et tulla võisin teie juurde. Mida me täna tegema üldse siis hakkame? Meie tööülesanne on selline, et me laeme kohvrid siin käru peale, siis viime lennuki juurde ja siis laeme kõik lennukisse ilusti ära. Ehk siis võin kohe käed külge panna, hakata kohvreid? Ei, kohe ei või. Et natukene on vaja veel riietust timmida. Turvalisuse huvides peab kandma näiteks helkurvesti, turvaninaga saapaid ja kindaid. Siin on juba päris mitmed kohvrid nüüd kogunenud ja ootavad, et saaks reisile. Keegi ikkagi ära korjaks. Lähme korjame siis. Lähme korjame. Kas lihtsalt hakkan võtma ja vedama või peab midagi jälgima veel? Peab jälgima tegelikult täägi, ehk siis sihtkohta, lennunumbrit ja kuupäeva. Meil on oma süsteem, pusle kokkupanemissüsteem. Nüüd on vaja võtta siit üks kleepekas, panna siia külge. Ükskõik milline kleepekas? Jah, üldjuhul need ükskõik. Kuidas sa neid kinnastega kätte saad? Kuidas? Me teeme niimoodi pooleks ja siis võtame nurgast. Profitavat tööd siis saab. Kogemus on juba. Selleks, et tõestada, et see kohver jõudis meile ja meie laeme ta kindlalt peale juba. Selge, ehk siis see kohver on jõudnud siia ja jõuab ka lennukisse ja nüüd vaatame järgmise. Ja nüüd võtame järgmise. See kohver on nii palju elus näinud. Pigem kasutame rattaid endal lihtsamaks tegeks elu. No see oleks ka olnud variant, et rattad alla panna, aga mille jaoks siis elu lihtsaks teha, kui saab ka keeruliselt. Siim on Tallinna lennujaamas töötanud 13 aastat. Selle aja jooksul on läbi tema kätte ilmselt ka nii mõnigi minu kohver lennukile jõudnud. See amet sai valitud, eks igale inimesel on omad nagu eelised. Minu jaoks oli suur eelis see, et esiteks palk tuleb kindlal ajal, kui mitte varem. Seda ma võin kindlalt öelda, ehk siis 13 aastat olnud siin, seda ma teen juba kindlalt öelda. Ja töö ei ole rutiin. Ja kõige suurem boonus, mis ma muidugi alati mõtlen, on see, et mõelge, teile makstakse trenni eest. Kas te jälgite ka seda, et kohvrit mitte katki teha, et kuidas kõige mõistlikum oleks, et nad ikkagi tervena kohale jõuavad, sest minu suurim küsimus on alati reisile jõudes, kas ta üldse jõuab kohale või kas ta on katki. Kõik oleneb tegelikult selles mõttes, kas ta on katki, see ei olene meist ehk siis töötajatest. Pigem see oleneb, et kas kohvriratas jääb võib-olla kuskil liinide vahel kinni, ei tea kunagi selliseid asju. Ma nüüd panin selle kotti ära, juba unustasin kleepsu, nii et ma võtan selle siit, üritan oma viga parandada. Issand jumal. Ma arvan, et täna jõuan need kohvrid, kui ma nii aeglaselt töötasin siit kõik üldse kohalegi, nii et hea, et kolleegid on abiks. Nii. See sai, võib järgmise võtta. Tallinna lennujaama töötajate kätte alt käis ainuüksi eelmisel aastal läbi 783 527 pagasiühikut, mis kaalus kokku üle 21 000 tonni. See on võrreldav näiteks üle 5300 elevandiga. Mina juba tunnen oma selga, kui tihti teie õhtuti või tööpäeva lõpus jõuate koju ja kõik on valus? Ütleme, sina oled umbes 5 kohvrit tõstnud, eks ju? Näiteks praegu hetkeseisuga. Vahetuse jooksul, ma ütleks, üks töötaja tõstab circa 1000 kohvrit vähemalt. 1000? Vähemalt. Sest arvestame seda, et tegelikult lennuk on vaja maha laadida ja veel peale laadida. Ehk siis, kui me praegu laeme kõik siia käru peale, me pärast veel lennukis veel kord tõstame ta lennukist. Ja kuidas te seda kõike jaksate? Kuidas see kehale füüsiliselt päriselt tehtav on? Alguses oli ilmselgelt raske, aga pärast keha harjub ära ja siis juba tead mingeid nippe, kuidas liigutada, kuidas olla, kuidas paremini ja lihtsamini seda enda jaoks teha. Tehke siis mulle ka lihtsamaks, mis need nipid on?
See on lennukis pigem need nipid. Ehk siis üks nipp, mis ma ütlesin, juhul kui on rattad olemas, siis pigem ratastel. See on üks nipp, millega sa säästad ikkagi päeva väga palju. Tegelikult nüüd ma vist sain aru, et ma algse entusiasmiga läksin, ma tassin siit ära, aga kui ma kuulen, ma pean võib-olla 1000 tükki neid siin, päeva jooksul läheb 1000 tükki, siis see on ühe töötaja. Kui ma lähen rullin siis edasi. Koos Siimuga töötab pagasitiimis 60 inimest. Kui palju teil on naiskolleege olnud või üleüldse on praegu, sest et ma ise ju tunnen seda, et ei ole kerge töö, et kas meestel on lihtsam? Ma ei taha öelda, et on lihtsam. Selles mõttes, et lihtsalt panna perspektiivi see asi. Et ütleme, kui üks Antalya lennuk, mis tuleb näitena toon, kui sealt tuleb maha 2,5 tonni pagasit ja peale läheb ka 2,5 tonni ja sa pead selle 45 tunni aega ära tegema, siis see võtab ikka võhma välja küll. Kas on olemas ka lemmikkofrid? Lemmikkofrid on 4 rattaga kohvrid. See on nagu kindel ja ilma kileta. Lisaks kohvritele läbib lennujaama ka palju erinevat kaupa või posti. Kui paljud inimesed tegelikult jätavad neid keelatud esemeid ikkagi siia äraantavasse pagasisse? Ikka juhtub suht tihti. Iga päev? Ma ütleks iga päev vähemalt paar kohvrit kindlalt, millele otsitakse inimesi. Õnneks leitakse need inimesed üles, võetakse olgu see kas või pardel, akupank võetakse välja ja siis kohver jõuab ilusti lennu peale. Siis siin praegu see kohver, mis on, see on ka Berliini oma, aga see pärast lendab Berliinist veel edasi. Ehk siis selle me paneme eraldi käru peale täielikult. Selge, et seda tuleb jälgida, sest et muidu kui Berliinis läheb inimene lennuki peale ja lendab kuskil mujale, siis kui ma panen selle valele kärule, siis võib-olla teine lend läheb ära enne ja... Aga üldjuhul, kui me siin peale laeme, ehk siis kui vastutav olen, me niikuinii jälgime samat moodi, vaatame veel korra üle, ehk meil on kontroll. Berliini lennule said kõik kohvrid kärusse laetud, mis tähendab ainult üht, tuleb need lennukisse transportida. Me oleme valmis. Läheme sisse. Põlvili. Siin tuleb panna ise sööle. Selle just kui valmis. Siin on... Ma tunnen ennast nagu vana inimene, kes ei oska ennast liigutada. Lennuki pagasiruumis ei ole aega jokutamiseks, iga minut on arvel, et lennuk õigeaegselt väljuda saaks. See peab 5 pagasit, võib-olla natuke rohkem, pigem 7 kaupa. Meil läheb siia 41 kohvri. Nii. 41 on meil selle võrguni siia ära pauta. Üle selle punase ei tohi laadida. Jaa. Kuna suitsuandurid on siin. Okei. See võib takistada, mitte võib, vaid kindlalt takistada nende töökust. Nii kiiresti tulevad ju. Appi! 15! Oissad, see on nii raske. Pagasilint mulle armu ei anna. 16, ei. Ma arvan, et nii see asi tegelikult ei käi. Siin ainult naerdakse mulle praegu. Nii. Minu jõud hakkab otsa saama, kuid minu õnneks said ka kohvrid lõpuks otsa. Siim ja tema kolleegid teevad seda tööd 24 tundi, 7 päeva nädalas, ükskõik mis ilmaga. Kuidas need profid hüppavad püsti? Ja tehtud! Oi jah, aitäh! Minul läks lugemine täiesti sassi, unustasin täiesti ära, aga teil oli vähemalt kõik kontrolli all. Ei ole see nii lihtne midagi, et tõstad, loed, nii palju asju tuleb jälgida kogu aeg. Mitu lendu siis niimoodi? Olenevalt tegelikult vaesest pikkusest, aga ma ütleks kindlasti 10 lendu, tunnis üks lend. Ehk siis 10 lennukis, ühesõnaga kõigepealt lindi pealt kohvrid, siis olite lennukisse, siis jälle tagasi, et muudku edasi ja tagasi. Paneme uued kohvrid peale tagasi. Ja minul oli au ainult üks lennuk ära täita nende kohvritega või poolenisti tegelikult täita, võib-olla ei olnudki veel päris täis ka ja ma ütlen, et mul on nüüd veel suurem austus selles, kuidas minu kohver sinna reisile minuni jõuab, sellepärast et see töö ei ole kerge.
sealt see Berliini lennuk nüüd lendama asub, kohvrid said minul sisse laotud, mis tähendab seda, et tänaseks on minul tööpäev läbi.